Iraan näitab, et ta ei kavatse Ameerika Ühendriikide sõna kuulata. Ta on juba tulistanud 8 riigi pihta pärast seda, kui president Trump kuulutas välja relvarahu. Iisrael ei võta samuti president Trumpi hoiatusi kuulda, tunnistades, et peab kaitsma oma suveräänsust ja on valmis ründama strateegilisi sihtmärke sügaval Iraani territooriumil. Isegi kui Trump ei anna otseselt rohelist tuld ja isegi kui Trump ei anna meile neis jõupingutustes abi, Iraan näitab president Trumpile tõesti, et on valmis tema vastu mängima. Nad astuvad pidevalt sammu edasi, siis jälle sammu tagasi. Tead, nad näitavad võib-olla mingit valmisolekut väinu avada, aga siis nad ei tee seda. Siis turistavad nad laevade pihta Pärsia lahes, mis läbivad Hormuzi väina. Ja mida sa näed, on see, et nüüd on möödunud isegi rohkem aega alates relvarahu väljakuulutamisest, kui lahing ise kestis. Ja iraanlased üritavad läbirääkimistel Trumpi lolliks teha. Ja see on imelik. Nii et nad kasutavad Hezbollah rünnakuid Iisraeli vastu, et provotseerida Iisraeli eskaleerumist. Ja siis nad ütlevad Iraanis, et kui te ründate Daeviet, kus asub Hezbollah peakorter, siis me ründame teid. Ja loomulikult ei saa Iisrael taluda otsest rünnakut Iraani territooriumit. Nii et Iisrael vastab omakorda. Samal ajal ütleb Trump iraanlastele, et nad lõpetaksid. Nad ütlevad iisraelastele, et nad lõpetaksid. Nad üritavad vahendada Iisraeli ja Liibanoni normaliseerimislepet või mitteagressioonilepet. Kuidas iganes nad seda praegu nimetavad. Teate, Trump lihtsalt ütleb kõigile, et nad lõpetaksid, aga tema soovid ei pruugi siin kokku langeda suurema konflikti osapoolte tegelikkusega.